Tere! Minu nimi tõesti on Tanel Tsirgu ja ma töötan Riigi Infosüsteemi Ametis ja tegelen sellise vahva teenusega, millest ma teile ka täna natukene põgusalt siin üritan rääkida, on siis Pääsuke. Pääsuke on siis lühinimetus. Tegemist on Eesti digiriigi uue elektroonilise volituste haldamise süsteemiga, mis on siis üks keskne keskkond, kus on võimalik teha kõiki volitusi, olgu see siis seotud äriregistriga, PRIA-ga, aruandluskeskkondade või siis mingite teiste iseteeninduskeskkondadega. Pääsukese kontekstis tuleb kindlasti selgitada, et mis on selle volituse definitsioon. Meil on alati seletame seda oma kolmikuga, ehk siis eksisteerib volitaja, ehk siis esindatav, on volitatud isik, ehk siis esindaja ja on siis roll, ehk siis mingisugune tegevus või tegevused. Ja volitus ongi nende kolme mõiste puhul siis esindatav isik, olgu ta siis juriidiline või füüsiline isik, kes annab esindajale mingisuguses tegevuses siis õiguse toimetada. Väga hea näide on, et raamatupidaja saab õiguse teha siis vastavale asutusele mingisuguseid tegevusi. Siinkohal mainiksin ära ka selle, et Pääsukeses saab volitusi anda siis isikutele, kellel on Eesti isikukood. Tehniline ülesehitus ka natukene mõne sõnaga, et põhimõtteliselt tehniliselt koosneb Pääsuke kahest komponendist. Esiteks on kasutajaliides, mis asub riigi portaalis eesti.ee. Seal on siis võimalik volitusi vaadata ja volitusi hallata ning on olemas ka volituste küsimiseks XD-liides. Me nimetame seda oraakli teenuseks, millega siis on võimalik küsida Pääsukesest kõiki kehtivaid volitusi. Tehnilised ja kõik sellised ärilised spekid on meil ka olemas. Mul on üks slaid ka, kus on mu kontakt, et siis saate kirjutada, et vastavalt sellele, mis on teie huvi või küsimus, siis me saame neid spekke ka jagada. Kiire ärivaade. Endiselt siis Pääsuke asub meil Eesti.ee-s riigiportaalis, logite sisse, vasakmenüüs on nupp volitused ja põhimõtteliselt saategi juba Pääsukesega tutvuda. Pääsukest arendab RIA koos oma siis erinevate arenduspartneritega ja põhiliseks kliendiks ajalooliselt on ikkagi olnud siis ettevõtjad, riigiasutused, väga palju on tulnud sisendit ärilistega raamatupidamisbüroodelt, aga täna peamine sihtgrupp siis minu hinnangul on ikkagi erinevad riigiasutused, kes siis tahavad oma legacy'ks muutuvat volituste haldussüsteemi välja vahetada Pääsukese vastu või nad täiesti arendavad uut mingisugust infosüsteemi, kus siis nad näevad, et selline rollipõhine volitamine on vajalik. Kuidas töötab? Volitusi saab siis vaadata, volitusi saab lisada, volitusi saab tagasi võtta, nendest saab loobuda, neid saab kopeerida. See on väga kasulik just jällegi raamatupidajatele, et kui on inimene, kes läheb töölt ära, aga tal on tööportfellis on hästi palju erinevaid asutusi, volitusi, siis ühe klikiga saab kõik need volitused siis kopeerida sellele uuele inimesele. On võimalik volitusi edasi volitada, kui selleks on selline volitus on olemas. Volitusi saab digiallkirjastada, kui on vajadus.
Näiteks mõned asutused soovivad, et volitus oleks ka siis digiallkirjastatud, et niisama lihtsalt ei piisa, siis see võimalus on ka täitsa olemas. Minu teada PRIA on näiteks üks siuke asutus. Ja siis on nii-öelda ringkinnitusvõimalus ka, et kui on olemas sellised asutused, kellel esindajal ei ole oma siis ainuesindusõigust, siis on võimalik ring kinnitada ka, keegi alustab seda ja siis see protsess läheb edasi järgmisele nii-öelda inimesele, kes saab selle siis kinnitada või on neid mitu. Selliseid juhtumeid on ka. Mis väärtust tuleb pääsuke ettevõtetele, siis siin on puhtalt raamatupidajate nii-öelda näide on see, et aja kokkuhoid ehk siis vähem käsitsi volituste taotlemist ja haldamist, rahaline kokkuhoid, ei pea ise arendama ega haldama eraldi volituste süsteeme, turvalisus, volitused liiguvad X-te kaudu ja vastavad Eesti infoturbestandarditele. Selgus ja kord, kõik volitused on ühes kohas, lihtne ülevaade kogu büroo klientidest. Ja usaldusväärsus, büroo saab klientidele pakkuda läbipaistvat ja turvalist teenust. Nüüd vaatame põgusalt natukene 46 sekundit ühesõnaga. Üritasin 10 sellist nii-öelda punkti välja tuua, miks peaks pääsukesega liidestuma ja et elu läheks paremaks. Et nendel on olemas nii ärilised kui ka siis tehnilised faktid ka, mida ma ei saa praegu ette jõua lugeda, aga et jah, et oleme korraks puudutanud ka, et kohati, et kõik volitused ühes kohas, vähem manuaalset tööd ja vigu, kiire ja turvaline volituste andmine, mitme allkirjaga kinnitused ühes kohas, liidestumine säästab arendust ja hoolduskulusid, selge audit, jälg ja vastus, suurem kliendi usaldus ja professionaalsus, vähem sõltuvust võtmeinimestest, uued rollid ja edasi volitamise võimalus, aja ja raha kokkuhoid iga kliendi puhul. Meil on ka olemas juba pääsukese loomise ajas selline visioon, lause, missioon, et visioon ongi, et volituste maailma loob selguse pääsuke ja missioon volituste korrashoid on aja raha kokkuhoid. Ma ise väga loodan vastupidiselt selle visioonile, et teil see volituste nii-öelda asi jäi natuke häguseks, et siis saate mulle kirjutada ja täpsustada üle, et see on väga hea tagasiside, et võib-olla me leiame siin selliseid huvi korduvaid ärikeisse, mida siis pääsukes juurde arendada. Ja aitäh, minu kontaktid. Aitäh! Nii tore üleskutse oli sul siin, Tanel ootab kirjasõpru. Ma küsin sinult ka, nagu ma küsisin ka andmenõusoleku teenuse puhul, et mis teil on olnud peamisteks väljakutseteks? Jah, ma neid liigitaksin siis 2, et ühed on sellised, mis on seotud arendustega, et on ju erinevaid liidestujad, keda me tahaksime endale saada, aga kellel on ka omad nii-öelda plaanid, omad graafikud, omad prioriteedid ja see kõik seab selle nii-öelda keeruliseks, et käib selline infovahetus, põrgatamine, aga seda tulemust nagu see võtab aega, et võib-olla mõni tootejuht oma tootejuhi karjääris ei pruugi seda näha. Ja siis on ka see, et asutused on kohati nende nii-öelda see oma siis köögipool on üsna keerukas, et seda nagu üle võtta, et see nõuab jällegi sellist tehnilist analüüsi ja see tähendab jällegi ajakulu ja vahepeal asjad jälle muutuvad. Ning mida ma olen täheldanud täna on see, et kui arendatakse uusi süsteeme, siis tahetakse tuua oma äriloogikat meie poole üle, mis on nagu väga keeruline kohati. See tähendab seda, et meil tekib mingi andmevahetus, et me peame mingeid andmeid hoidma, mida me üldse nagu väga ei taha teha. Ja see on siis selline koht, kus siis tuleb nagu leida see kuldne kesktee. Ja teine probleem ma nimetaksin seda, et kuna see volituste maailm on üsna nagu tundlik, siis ei saa me üle kuidagi ka juriidilisest maailmast, mis käib sellega iga samm kaasas. Ja ma isegi kutsuksin üles mõnda tudengit, kes võiks teha pääsukese teemal mingisuguse kursuse töö, et täpsustada, mis on volitus, mis on esinduse õigus pääsukese kontekstis, mis on privileeg, nii edasi. Et neid teemasid on nagu päris palju
ja see on, mis tegelikult ka pidurdab seda meie nii-öelda liikumist edasi. Ma ütleksin, jah, need on need väljakutsed täna. Selge. Me jõuame kiirelt veel küsida, et mis on need uued funktsionaalsused võib-olla, mis siis veel lähiajal tulemas pääsukesega liitumas on? Tõsi, saladuskatte all võin öelda, et meil on selline tore funktsionaalsus olemas nagu volituste taotlemine, ehk siis jällegi hea näide, raamatupidaja, kes soovib kellegi jaoks teha mingisugust nii-öelda tööd, ei pea siis, peab ainult esitama taotluse, et ettevõtte siis liige, omanik ei pea nagu tegelema sellega, et ta peab teadma, mis need konkreetsed volitused on, et me on nii-öelda võimalus neid volitusi siis taotluse kaudu küsida. See on üks. Ja me liigume ka ikkagi sellel tundlikul teemal edasi, et eraisiku volitamine on teema. Kas mina võin vaadata oma lapse retsepte või esindada teda kuskil. Et sellega meil nüüd jookseme niimoodi, et paralleelselt nii juriidilise analüüsiga kui ka siis ärianalüüsiga jõuame võib-olla aasta lõpuks mingisuguse selgusele, et mida me siis sellises MVP kontekstis võiksime reaalselt valmis ka arendada. Ja võib-olla kolmandaks ma tooksin ikkagi, millest ei saa ükski teenus üle, on siis kasutaja mugavus ja disain. Et üritame selles kohas ka õppida ja paremaks saada. Väga lahe. Aga aitäh sulle ka meist väike meenutus sulle. Aitäh! Palun. Ja aitäh sulle! Aitäh!